Ja siis see videotegija pani selle kokku, siis ütleme võttis aegast korralikult. Nii. Enam-vähem videoefektidega sai selle. Filmib juba või? Jah, sealt ka. Aga muidu on küll nagu... Aga nüüd ma tunnen, et hakkab vaikselt jälle minema. Just Londoni valisid jah? Ma saan hotelli ka vist... No ütleme, kui... Vaata, kui hotelli tuba maksab seal mingi 200–400 poundi, eks või jaarata, eks ja nagu kuni 500, eks või 600, siis see võid piirata seda nivooga aeg-ajalt. Selle seade nivood. Pigem on natuke tulla tagasi, see investeerib. Kui ta punasib, siis maksab see distortion. 100–150, vaata. Ja siin ei ole turgu ka, eks. Palju siin on 38 hotelli või? Kui me luksuri hotelli, siis on 10. Kui kaamera. Nüüd Londonis ainuks siin 3500. Siis paned teine aku sisse ja see teine aku. Ei, mitte 3000, ei. Igaks juhus. Kogu UK-s on 4-5 penni hotelle 3500. Aga saab me lihtsalt alustama. See on nagu kiiresti võimalik. Aga muid terves Euroopas. Mul üks... Küsige mu käest, kas ma olen valmis. Ahti igistab siin kõige rohkem meist. Ma igistan kõige rohkem. Meil pole midagi, teeme räägite niisama. No tegelikult saate ju roll kõige mõnusam, sest küsid lihtsalt. Teisest küljest, jah. Okei, aga hakkame otsast minema, mis seal ikka? Tannan. Asko on valmis. Tere tulemast kuulama 7Place'i podcasti episoodi number 35. Tere! Tervitus! Ma hakkan otsast pihta. Väga hea. Tere tulemast kuulama ja vaatama 7Place'i podcasti episoodi number 35. Tere! Tänases saates me räägime ametist, millega iga inimene puutub mingil oma eluetapil kokku igal juhul. Mõni rohkem, mõni vähem. Aga ilma nende inimesteta võtaks kuhugi jõudmine, millega ära tegemine või lihtsalt edenemine ja areng tunduvalt rohkem aega kui koos nende inimestega. Täna me räägime siis koolitajatest, koolitamisest, treenimisest, coachingust, nõustamisest ja nii edasi. Nagu kombeks meie saates on 2 külalist. Külla on tulnud rääkima meile Jaan Kruusmaa, kes ei vaja tutvustamist siin saates, ja Taavi Tampere. Jaan on tegelenud sotsiaalmeedia turundamisega 7 aastat, millest 6 on ta juhtinud sotsiaalmeedia agentuuri 7Place ja viimase aasta on ta olnud sotsiaalmeedia treeneri rollis. Lisaks käib ta pidevalt koolitamas ettevõtteid ja organisatsioone. Taavi on sotsiaalmeedia agentuuri Socialfly tegevjuht. Samuti Taavi õpetab Estonian Business Schoolis sotsiaalmeedia turundust. Ta on koolitanud nii väikeseid kui ka suuri ettevõtteid ja asutusi. Tema lennukad ideed aitavad võimalikult väikse kuluga saada maksimaalseid tulemusi läbi sotsiaalmeedia. Selline tutvustus. Nii, enne kui ma annan teile sõna, siis meie kuulajatele meeldetuletus, et kui käesolev või mõni eelnev saade on olnud teile toeks või on teile meeldinud, siis andke sellest meile teada, jagage seda teistega ja rääkige sellest. Ja olge julged ja jagage kommentaare saate kohta. Aga hakkame siis pihta. Sissejuhatuvad küsimused, nagu alati. Taustast kõigepealt, et see tuttav küsimus, et miks te teete seda, mida te teete? Jaan. Olen olnud rõõm seda mitu korda küsida. Nüüd siis tulebki ise vastata, et minul on selline mõnus suhe alati elus on tehnoloogiaga ja olen näinud, kuidas see mul endal on aidanud elu mugavamalt, toredamalt elada ja olen seda kasutanud siis ja täna võimaldab, kui mul olla see, kes ma olen ja ka siis et seda, ja ka selle, ütleme siis tehnoloogia antud kontekstis siis sotsiaalmeedia õpetamine siis teistele inimestele, kes saavad samamoodi siis oma isiklike või ärilise eesmärki läbi selle, eks ju, ellu viia. Et see on see, mis annab mulle täna jõudu enda igapäevases töös.
Millal sa esimese arvuti said endale? 6. klass. Ise panid kokku või osteti või? Osteti, aga siis võtsin lahti ja panin kokku. Said hakkama sellega? Jah. Väga hea. Okei, Taavi. Miks ma teen seda, mida ma teen? No, lihtne vastus, Jaan on süüdi. Okei, selgita. Ja, selgitan natuke seda. Mingisugune, ma arvan, 6 aastat tagasi või, ma märkasin, et Jaan teeb sellist huvitavat asja ja teenib sellise asjaga raha. Ma siin, eks ju. Samal ajal ma töötasin digiagentuuris ja mul endalt kliendid küsisid alati, et kuule, kas sa oskad sellest kohast nagu nõu anda või natukene sealt aidata, eks ju, meil oleks vaja, eks ju, keegi nõusta meid. Ja siis ma hakkasin neid vaikselt nagu nõustama, tunnike siin, eks ju, tunnike seal ja üks klient ja teine klient ja siis lõpuks vaatasin, et kuule, Jaan teenib ka siukse businesssiga raha, eks ju, et mingil määral on Jaan süüdi sellest. Jaan ise tekitab endale see konkurentsi. Ringiga tagasi. Aga muidu, miks ma teen seda, on sellepärast, et ma tunnen, et ma suudan inimestele seda väärtust võimalikult nagu lihtsalt ja võimalikult nagu selgesti edasi anda, et need inimesed, kes ei ole tehnoloogia inimesed, eks ju, siis nii palju võimalusi on ja nii palju nuppe ja nii palju, igale poole saab klikkida, igasuguseid asju saab teha, siis nendele inimestele ma olengi nagu selle nagu aidanud kohale toimetada, eks ju, kuidas mingisugused asju saab teha ja miks mulle nagu sots meeldib eriti on sellepärast, et sellega saab nii kiiresti nii palju tulemusi teha ja nii väikese kuluga, eks ju, et ma ise olen seda omal nahal kogenud, eks ju, oma ärides, kui oma klientide nahal seda kogenud, et see on nagu väga paljudele nüüd väikestele ettevõtetele ja keskmistele ettevõtetele väga võimas kanal, kuidas kiiresti saada tulu, eks ju. Et selle pealt me elame ja samamoodi tegelikult veel üks põhjus, miks ma seda teen, see pakub mulle endale adrenaliini. Ma olen siis sõltuvuses natukene sellest. Millal sa said esimese arvuti? Ma ei mäleta. Okay. Ma tõesti ei mäleta, millal ma sain esimese arvuti. Aga ma pakun, et see oli ka mingi 7. klass äkki või midagi süükest. Äkki 7. 8. äkki. Võib-olla 6, ma ei mäleta. Selles mõttes on huvitav asi, miks ma seda küsin, et tegelikult meie olemegi viimane põlvkond, kelle saab sellist asja küsida. Et kui me räägime nooremate inimestega, siis nende käest ei saa küsida, et millal sa arvutiga tutvusid või midagi, nad on sündinud, nendel on kodus olnud arvuti, nii nagu meil on kodus olnud sündimisest saadik televiisor. Et millal teile koju toodi televiisor, me ei mäleta on ju praktiliselt, et kogu aeg on olnud ja arvutiga on sama lugu, et meist järgmine põlvkond on sündinud, arvuti on kogu aeg kodus olnud või mingi seade, et meie oleme viimane põlvkond, kes nagu, et oi, et koju toodi arvuti või et ise panin arvuti kokku ja see oli eriline tunne, kui ma panin arvuti kokku ja mulle jääb see eluks ajaks meelde ja see on vorminud selle minust, kes ma olen ja kõik see, eks ole, et uus põlvkond on arvutiga sündinud. Ma küsiks veel nagu täpsustavalt, et kuidas te koolituseni jõudsite, et kuidas te nagu jõudsite selleni, et te hakkasite nagu koolitama, et mis nagu see, mis tee see on või mis sammud või mis etapid või kuidas nagu selle, kuidas? Jaan, tahad vastata? Ei taha. Ma siis alustan. Etappidest, ega siin nagu võib-olla väga palju sellist muud etappi ei olegi, kui julgus tegutsema hakata oma mõtteid lihtsasti ja selgesti edasi väljendada. Et iga inimesele see ei sobi, eks ju. Sa võid alati paista professorina, targana, eks ju, ja rääkida väga keerukas terminoloogias, mis kellelegi lõpuks nagu kohale jõua, eks ju, aga sa näid tark, eks ju, teiste silmis. Nüüd minu eesmärk on mitte rääkida keerukas terminoloogias, vaid võimalikult lihtsasti ja selgesti ja pidepunktide abil.
kuidas nagu alustada või kuidas sellega jõuda, sa pead lihtsalt enesele teadvustama, kas sulle see sobib, kas sulle see meeldib ja rääkimine on selline anne, mis tegelikult igal inimesel on olemas, eks ju. Nüüd iga inimene ei suuda lihtsalt võib-olla teise inimeseni jõuda. Mina ütleks, et sa pead lihtsalt teadma, mis sulle endale meeldib teha, milles sa hea oled. Ja see lihtsalt juhtus niimoodi ja tuli niimoodi välja, kuigi ma olen alati juba noores peale, eks ju, kui ma olin keskkoolis, eks ju, põhikoolis samamoodi tegin igasuguseid, ma ei tea, mul tuleb meelde, ma tegin CV-keskuses mingisugust testi, et milles sa hea oled, eks ju, mis ala sulle sobib. Ja see oli väga kummalised vastused olidki, et oli õpetamine ja ettevõtlus. Tuliki, eks ju. Eks ma ei tea, CV-keskus mõjutas. Ma ei kujuta ette. Et see vist oleneb isiksuse tüübis ka. Kas talle sobib see, kas talle meeldib see? Ilmselt me oleme kõik nõus sellega, et vähemalt Taavile meeldib rääkida. Just. See on nagu tugev külg talle. Öelge seda mu naisele. Ta ei usu ilmaski, et mulle meeldib rääkida. Just. Jaan, sa tahad midagi täiendada. Kuidas sa jõudsid koolitamiseni? Mul oli koolitus, kui ma mõtlen tänapäeval, mis ma täna teen, niisugust koolitus, coaching, hübriidi või niisugust segu, et siis oligi nagu kogu aeg olid töötajad, sotsiaalmeedia oli värske, neid tuli kogu aeg välja koolitada. Ja siis need koolitasid ja siis kõik sattusid siis lõpuks mingitele väga headele töökohtadele või siis hakkasid tegema mingeid asju, mis neile päriselt meeldib, et kes üks läks filmikooli ja kes läks seal ärijuhtimist õppima ja kõik tegid seda, mis neile nagu meeldis ja ma mäletan, kui mul siis viimane projektijuht, kelle ma tahtsin mulle tegevjuhiks koolitada ja tema tuli mulle ka üks päev tööle, et kuule Jaan, et ma lähen nüüd teise agentuuri, et mul oli nagu, eks korraks ikka nüüd kurat, eks, aga siis tohutult hea meel, eks, et oli selle agentuuri üle pikka aja üks taevasagentuuri siis üks noorimatest projektijuhtidest ja kui mina tema vanuses oleks sellist palka saanud, siis oleks ka väga, väga rõõmusanud, et kõikidel nagu hästi läinud, siis ma mõtlesingi, et ta oligi esimese asja, ei, Jaan, ära murets, et ma leian sulle uue tüübi, koolitame koos välja. Jääme sõpradeks, jääme ikka sõpradeks. Ei siiamaani on väga head sõbrad, et siis ma korraks nagu võtsin nagu time out'i, et okei, et mäletan veel üksinda kontorisse mõtlesin, et kurat, et mida ma nüüd, et ma ei hakka jälle uuesti nagu, et ei hakka uut struktuuri jälle hakata looma. Ja siis mõtlesin, et okei, kui hästi välja tuleb, inimeste, et need inimesed, kes mu tööl on, et neil läheb hästi, et ma tegelen nüüd sama asjaga edasi, aga hakkan sellest raha küsima, et mitte enam ei paksa palka. Siis otsustasin siukse nagu täiskohaga siis, tegelikult sisuliselt ma ei muutunud midagi, vaid lihtsalt sõnastasin ümber enda jaoks selle ja see tee on nagu kuidagi hästi mõelnud ja kuidas me selleni jõudsime võib-olla on ka see, et Riigikool peaks tänama vanaisa ja vanaema, kes on tehnoloogiliselt aktiivselt, aga neil on kogu aeg küsimusi, eks ma olen väga rahulikult õppinud seletama ka kõige lihtsamaid küsimusi. Tegelikult see on äge, just see asi ongi äge, et kui nagu mingis asjas hakatakse su käest nõu küsima, ilma et sa seda ise pakud, siis tegelikult see nagu näitab sulle endale juba midagi. No, et kui nagu sult hakatakse kuskilt küsima nõu, et kuule, sina aita mind seda ja tuleb teine aita mind seda ja tuleb kolmas, kuule, kas sa saad siin nõu anda ja sa näed nagu ise ka seda, et ahaa, et ma ei tea, et vist äkki tuleb hästi välja või midagi või et kuidagi nagu midagi on ju miks, et see on tegelikult hea märk, et kui sult nagu nõu küsitakse. Et siis võib-olla ma ei tea meie kuulajatele ka, et kui sult küsitakse tihti ühe teema peale nõu on ju, et siis kas teine kord ütle siis, anna raha. Anna raha, just. Aga mis sa mulle vastu annad? Et see on nagu hea märk, et miks mitte siis nagu selles vallas nagu edasi liikuda, kui endale ka see huvi pakub. Sotsiaalmeediakanalid, et milliseid sotsiaalmeediakanaleid te ise igapäevaselt kasutate? Kas te kasutate sotsiaalmeediakanaleid? Ei. Mul ei olegi. Mul ei olegi midagi. Et nii. Ma ise proovin ametialaselt olla kõigega seotud. Aga viimasel ajal on täheldanud enda tohutut langust Snapchati osas. Et
kindlasti ta on veel aktiivne teatud eesmärgile, teatud sihtgrupile, aga see on minu jaoks nagu, mida ma täna enam ei kasuta ja millegipärast ka WhatsApp on nagu kuidagi nagu ära kadunud minu silmis, kuigi see on miljardi inimese jaoks veel nagu peamine chati kohta, eks ju, et aga... Kas nagu Facecarisse on liikunud vaikselt see nagu suhtlemine või? Ei, no, ikka kasutatakse, aga lihtsalt... Mina kasutan WhatsAppi väga palju. Just, et mingi, nagu kuidagi nagu on, et huvitav jah, et kuidagi nagu mingid domineerijad on, aga... Sa ütlesid, et Snapchat hakkab ära vajuma, WhatsApp hakkab ära vajuma. Jaoks. Okay. Mida sa kasutad aktiivselt? Mul on Facebook on selline number 1 ja Facebook ja Insta. Ja siis jah, Facebook, Insta ja ülejäänud kanalid on kõik siuksed, tahad nagu elus hoida, aga fookus läheb ikkagi Facebook, Insta. Okei. Taavi? Nüüd ma arvan, et see oleneb nüüd eesmärgist. Töö jaoks põhiliselt ma kasutan Facebooki, eks ju, kus ma aitan klientidele, eks ju, teen ise turundust ja nii edasi. See on nagu töö jaoks, eks ju, pluss ma sealt saan nagu uudiseid ja kuna mulle meeldib hästi palju reisida, siis ma saan ka kõik uuemad reisipakkumised, igasugused neid reisidiile ja trip.ee ja kõike sellist jälgin, eks ju. Et sealt jookseb mul ilusti see kõik voogu. Isikliku profiili alt, eks ju, või isikliku elu jagamiseks ma kasutan kindlasti Instat kõige rohkem. Facebooki ma postitan oma isikliku elu suhteliselt harva, nagu enamus tegelikult juba seda teevad, eks, ja ka Facebookis käivad. Ja nüüd hästi palju viimasel ajal kasutan LinkedIni. Ehk esiteks, kliendid nõuavad, aga ma kasutan seda ka ekspordiks, et leida siis klient erinevates maades. Ja ma arvangi, et need ongi sellised 3 nagu põhilist kanalit, muidugi WhatsApp, eks ju, kus kõik sõbrad kirjutavad. Jah, see on olnud nüüd täiesti eesmärgiks. Isiklikus elus kasutan Instat, eks ju, aga töö jaoks siis Facebooki ja Instagrami. Tähendab LinkedIni, sorry. Kes on parim LinkedIni koolitaja Eestis? Kes on parim LinkedIni koolitaja Eestis? Ja tahad vastata äkki. Meil üks varasem saade oli LinkedIni turunduse kohta. Vaadake siit. Jah, vaadake siit, et seda saab kindlasti kuulda, aga nagu... Kui sul pähe tules, mu esimene nimi, kes mul pähe tuli, oli Olesia Saueja. Okay. Samas jälle, ma ei tea, et viimase ajal ma ei ole jälle märganud. Okay. Mul tuli Tõnis Mutt. Ja tema oli, saatekülalisena ka. Nii et nagu kaks nime. Jah. Ja Taavi, sa teed ka LinkedIni koolitusi? Ma teen ka LinkedIni koolitusi. Okay. Aga enda nime nagu ei maini. Kas Eestis on tulemas LinkedIni koolitus ka sul millalgi? Ja ma just tegin ja nüüd tuleb ülejärgne... Kas 2018 aasta on tulemas? LinkedIni koolitus, avatud koolitus, sa mõtled? Sisekoolitus ma teen pidevalt LinkedIni osas. Aga tuleb küll ja... promo peab ju tegema. Me lõikame selle välja. Lõikame selle kohe välja, eks ju. Ei, mul lihtsalt tõesti, mul läks endal kuupäev meelest ära, millal see tuleb. Aga see tuleb märtsis ja leidsin üles 8. märts. 8. märts ja kui tuleb ürituse link, saadame link ja siis paneme saate kommentaari. Super. Miks mitte? Väga hea. Muidugi. Okei. Mis te ütlete sellistele inimestele või neile, kellele tundub, et Facebooki see feed on hästi risustatud viimasel ajal, et sealt ei ole midagi huvitavat enam vaadata? Et ongi ainult firmade postitused ja reklaam, et ei ole enam huvitav viimasel ajal. Et kas te kuidagi vaidlete vastu või olete sama meelt või mis te nagu arvate sellest Facecari feedist? Ma hästi niisugune, võib-olla on liiga nagu üldistav vastus, aga mõnikord, et Facebooki feed on tehisintelligents, mis on alati võimalikult sinu nägu. Ehk siis kui, et kes kurdab enda üle. Ja kui seal tõesti tulevad kolleegide
lapse ja kassi pildid kogu aeg, eks ju, või tõesti mitte midagi ei ole, jagamismängud, eks ju, keegi sõbrad jagavad kogu aeg mingisuguseid jagamismänge, eks ju, ja sa ei taha neid näha kogu aeg, siis mina lihtsalt olen sellise triki sealt pannud, et vajutan selle üles, eks ju, kust läheb noolega alla, eks ju, ja siis valin sealt, et ma ei taha selle inimese või neid postitusi siis igapäevaselt näha. Või selle brändi postitusi igapäevaselt näha, või siis kui hakkavad sellised ebavajalikud reklaamid tulema, eks ju, siis samamoodi, eks ju, ma valin, et see ei ole minule huvitav või relevantne. Et tegelikult me saame ilmselt öelda, et Facebooki feedi sul on võimalik tegelikult teha enda jaoks huvitavaks. Et ongi see, et kui ma kuulen sellist asja, siis mina näiteks, ma ei tea, mul on õnnestunud teha see feed enda jaoks huvitavaks, ma lülitan nii-öelda prahi välja, isegi mu oma sõbrad, kes Facebookis lihtsalt täpselt jagavad neid asju, siis ma lülitan välja, ta on mu ju sõber edasi, aga ma ei jälgi teda enam ja minu jaoks see feed on palju puhtam ja ilusam. Ja üks asi, mis ma veel teen, on see, et need uudised või need enne mainisin reisidiili.ee ja trip.ee ja nii edasi, eks ju, siis ma panen sinna selle tärnikese juurde, et näha seda esimesena. See enne, jah. See first. See it first, jah. Ja siis ongi, sa näedki kõige need huvitavad kohe alguses ära. No võt peaks tegema koolituse, et kuidas Facebooki feed enda jaoks uuesti huvitavaks teha. Tegelikult tõenäoliselt kuluks ära väga. Okei, räägime koolitusest edasi, et miks peaks keegi üldse tahtma koolitusel käia? See on väga hea küsimus. Mul on olemas nii palju online informatsiooni, mida ma saan kodust kätte äärmiselt hea kvaliteediga, et miks peaks keegi tahtma tulla kuskile kohale ja vaatama ja päev otsa või pool päeva ootama, kuulama, et miks midagi. Mina teen vastust. Nii. Kui sa räägid seminari vormis või sellisest annad lihtsalt informatsiooni edasi, siis ma olen Ahti sinu mõttega meeletult nõus, et informatsiooni meil on lihtsalt niivõrd palju, meil on kõikjalt, sa saad guugeldada, sa saad tegelikult kõik selle informatsiooni kätte, sa lähed, eks ju, YouTube'i, vaatad jälle informatsiooni meeletult palju, me ei vaja informatsiooni rohkem. Informatsioon on tarbekaup. Täpselt, ja kui me räägitakse, et on informatsiooni ajastu, eks ju, siis inimesed tegelikult tahavad nüüd sellest informatsioonist hakkavad vaikselt võõranduma, nad ei taha lihtsalt nii palju informatsiooni, eks ju, ja nad tahavad seda informatsiooni enda jaoks välja sorteerida. Mis nüüd koolitus võimaldab? Mina proovin teha neid nüüd konsultatsioone ja koolitusi rohkem töötoa stiilis, kus me teeme koha peal läbi, kus inimesed vajutavad teatud nuppe koos minuga. Ehk esiteks talle jääb meelde, teiseks ta saab selle läbi proovida, eks ju, ja kolmandaks tal tekivad kohe küsimused, millele ta saab vastuse, eks ju. Ehk kui ta nüüd ise seda teeks, siis tal tuleksid samamoodi need küsimused. Ta läheks, uuriks võib-olla, guugeldaks, eks ju, kulutaks tunde, eks ju, ja siis see koolituse eesmärk ongi tegelikult ju väga lihtne või töötoa eesmärk on väga lihtne, eks ju, sa säästad tunde. Ja üks asi, mis on tegelikult inimestele kallim kui raha, on nende aeg. Ehk see on tegelikult inimese kõige kallim varandus ja see aitabki sul tegelikult säästa meeletult aega. Kõik on võimalik ise ära õppida. Ja kes on sellised tugevad iseõppijad, eks ju, kiired iseõppijad, mina innustangi, ainult lugege kõik blogid läbi, kõik asjad läbi. Need on ainult inimesel piiratud ressurss. Ja kui inimene teab, et ta tahab kiiresti kuskile tulemuseni jõuda, siis just selline üks-ühele õpetamine, eks ju, nagu mina ja Jaan teeme, või siis avatud sisekoolitusi teeme ka muidugi, aga sellised avatud koolituste põhimõttel siis samamoodi ta saab oma küsimustele vastuse, eks ju, hästi kiiresti, ta saab jõuda selle tulemini veel kiiremini välja. Väga hea, aeg on kallis. Väga hästi öelnud, et siia ei olegi väga palju lisada, et ma ise just olen vaadanud see individuaalõppe pool, et mul on inimesed on nii seinast seina, eks ju, mõnega on ühe kohtumisega remarketingu ja kõik custom audience'id läbi vaadatud, kuni siis lõppu veel mõned YouTube'i ADS'i näited ka, eks ju, ja siis meile tuleb sinna ja siis hakkame alles leheseadeid, eks ju, üle vaatama, et see tased on nii erinevad ja ma enda tegevustes proovin seda, et proovin ongi see, et inimesel on
individuaalsed võimed, vajadused, aeg, ressursid, et mis tal nagu selleks hetkeks nagu vaja on ja arvan, et see koolitus- või konsultatsiooni vorm siis, mida ma rohkem teen, et see on nagu sellest efektiivne aja mõttes kindlasti. Mis asi see, mis vahe on koolitamisel ja treenimisel või sellel coachingul, et kas sa võiksid selgitada, Jaan? Sa vist ise oled sellega rohkem kokku puutunud. Pikalt nagu arutlesin siin ühe koolitajaga, kes ta erial oligi, lõpetas just magistri see suvi koolitamises ja siis hullult nagu... See asi on olemas või? Mis asi? UK-s veel kuskil. Mis asi? Et sa oled magistris teha koolitamises. Koolitamise magister, okei. Ja siis ma ise õppisin, ma tegin tellismalt 4 koolitust ja siis ta mind hullult nagu iga päev koolitust lõpus andis veel tagasi. Siis ma nagu tohoh, et ise ei tuleks selle peale, aga pika arute sul ka, et mina mõtlesingi, et ma pean nüüd coaching, konsultatsioon ja koolitused kõik korraga, et kõik on ju sama asi. Aga et coaching on pigem see, et sa lased ikkagi inimesel rohkem ise teha. Siuke nagu ülesand. No kui võtame treeneri roll, eks ju, siis kehalise kasvatuse tunnis, eks ju, ta sinu eest ei tegi kätekõverdusi või muid asju, vaid ta nagu pigem ütleb sinule kõige sobivava arengukava, mis aitaks sul siis kiiresti edasi minna. Ja siis enda konsultatsioonidesse, kus ma siis õpetan tööriiste kasutamist, ma poimin sisse ka coachingu elemente, et alati lõpetab siis kindlate ülesannetega, mida peab ise hakkama nüüd ka tegema. Muidu ei ole lõpuks sellest õpitust nii palju tolku. Aga siis teine mõte, mis ma mõtlesin, ma olin ära, et mis on mentorluse ja coachingu vahe. Et coach on see, kellele sa maksad raha ja see on lühiajaline ja mentor on see, kellele sa otseselt raha võib-olla ei maksa, aga ta on eluaegne. Okei. Siuksed nagu mõtted. Kas sa tegeled coachinguga või treenimisega või kellegiga selline üks ühele regulaarselt? Ja, ikka. Ja ma küll nüüd samamoodi, et kui ma teen võib-olla avaliku koolitusi, siis see info hulk on nagu lühiajalisem, eks ju, ja ta peab ise selles orienteeruma ja just nagu Jaan ütles, et mis on nagu just selle treenimise vahe, eks ju. Et treenimise, nüüd kui ma võtan personaaltreeneri endale, siis mõte ei ole see, et ta annaks mulle seda infot kogu aeg edasi. Ja see ei olegi nagu tähtis sellepärast, et kui ma tahan teada, kuidas kätekõverdusi teha, eks ju, või kuidas mingeid harjutusi teha, ma võin seda YouTube'is ka vaadata. Nüüd mõte on pigem selles, et ta kohandab seda minu vajadustele, seda esiteks, eks ju, teab, kui palju mul midagi on vaja teha. Ja teiseks on see, et ta jälgib, et ma need asjad lõpuks ka ära teeks. Ja nüüd kõige tähtsam on see vastutusmoment, mis sul tekib tegelikult teise inimese ees. Et kui sul on kellegi ees vastutada, siis sa hakkad asju tegema. Kui see on niimoodi, et mul on info käes, eks ju, siis ongi samamoodi, et miks kurdetakse, koolitused ei ole, käisin jälle mingil koolitusele, eks ju, tuli infot ka, eks ju, võib-olla tuli hästi mõtteid ja siis 2 kuu pärast on nagu, ma ei teinud mitte midagi selle jaoks. Kedagi ei olnud juures, kes peaks siin selle eest vastutavaks. Ja nüüd see coachingu ja treenimise mõte ongi see, et keegi oleks, kelle juures või kes võtaks sind nii-öelda arvele. Sa tahad inglise keele sõna kasutada accountability. Accountability, jah, just. Väga hästi öeldud. Muideks huvitav asi, et nüüd on uus trend või uus huvitav sõna tekkinud lisaks mentorlusele ja tegelikult on öeldud, et isegi mis on veel parem asi või nagu mis on nagu selline hästi hea asi, on just see accountability partner. Ehk siis ongi sinu vastutus, sinu keegi, sinu partner või sinu siis sõber, kolleeg või keegi selline inimene, kes nagu kelle ees sa vastutad. Sa sead ise omale eesmärgid, aga tema on see, kellele sina siis nagu annad teada regulaarselt mingite vahede pärast, kas seal on tegelikult ongi täpselt 30, 60, 90, ehk siis sa annad iga kuu, iga kvartal ja niimoodi teada, ehk siis käite läbi selle, et mis mu eesmärgid olid, kuidas ma neid saavutan, mis need sammud on, kas ma need sammud läbi käinud. Sest tegelikult sinu kõige suurem vaenlane, et sina ise on ju see kõige laisk ja lohakas on ju. Et kui sul on keegi inimene, kelle eest sa siis vastutad regulaarselt, siis tegelikult tema nagu aitab sul tõsta seda latti kõrgemale ja jõuda kõrgemale, kaugemale, kiiremini ja nii edasi. Sellepärast kooselu ongi nii arendav. Kuigi mõned võib-olla ei taha oma abikaasa ees just olla või
seal võib olla asi, et sa ei tunne oma abikaasa ees teatud tegevuste eest nii suurt vastutust, kui võib-olla selle accountability partneri ees. Näiteks kui su abikaasa ei tea sinu tööst midagi või näiteks kui te olete täitsa eri valdkonnas, siis sa ei saa talle rääkida, et täna ma pidin tegema 27 müügikõnet, on ju, ma pidin täna tegema, ma ei tea, 7 seda asja, 8 toda asja, aga selle accountability partnerile sa nagu ütled seda, et tema on sinuga nagu selles vallas kaasas päriselt. Et guugeldage sõna accountability partner, et seal tuleb väga huvitavaid asju välja. Ja see on muideks täitsa uus sõna. Ja. Memo. Accountability. Memo, jah. Pärast kuula meie podcasti, Jaan, siis sa võid kõik üles kirjutada. Kallid kuulajad, kui kuulete midagi, siis väga hea on teha märkmeid, sest muidu head mõtted tihti lähevad kiirelt meelest ära. Või kerige tagasi. Ja. Et see on üks huvitav asi. Okei, kuidas te müüte ennast? Läbi sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia, internet ja mul on kuidagi toredat läinud ka nagu suust suhu. Ja ka sotsiaalne, et kuidagi niimoodi läheb. Mitu erinevat kanalit. Praegult kõige põhilisem kanal, mida ma nagu rakendan, on Facebook ja LinkedIn selle jaoks, eks ju, et hetkel ma nagu ekspordiks turundan läbi LinkedIni, sest nii on kõige kiirem ja kõige kuluefektiivsem viis jõuda õigete inimesteni. Kuigi LinkedIni reklaam on vist suhteliselt kallis. LinkedIni reklaam, aga ma nüüd isiklikult võtan nendega ühendust. Et ma nagu üks ühele võtan nendega ühendust, kuigi reklaam mõjub ka nagu väga hästi. Eestis ja mõlemalt tegelikult see on siis müügitunnele, eks ju, mis peab olema üles ehitatud selle jaoks, aga Facebookist juhtida inimese müügitunnelisse, see on ka siis üks hea viis. Ja kolmas ja kõige lihtsam ja kõige võib-olla kiirem viis, eks ju, on saata inimestele meile. Ja siis või helistada täpselt. Jah, eks ju, või helistada. Ehk nüüd mina otseselt ei saada inimestele võib-olla neid müügimeile, eks ju. Mul on sama süsteem nagu Marko Sauel on, eks ju, et oli seal, töötab tal, vaata. Siis mul ka naine töötab, saadab praegult just Londonis saadabki kirju laiali. Ja siis kui sealt näkkab midagi, siis mina tegelen edasi ja täna tegin just kohtumise ja läks üks asi lukku jälle. Nii need asjad käivad. See üks ühel väga hea väljatoomine, sest paljud unustavad selle ära, et on vaja hullult aadse teha või asju, aga tegelikult ka nüüd Messengeris, eks ju, 1,5 miljardit inimest, eks ju, et otsi aga üles see, kelle tahad kirjutada ja teite võõra on väga raske müüa võib-olla, et ma ise kirjutanud müüki tein läbi selle, Chat. Ja siis võib right. Et ka palju nagu esimene eesmärk võib olla küll, et selle inimesega üks lõunale minna. Just. Et ma Messengeris just, kes pool tuttavad või näiteks vaatasin koolitusel olid eriti aktiivselt, pärast jutustad edasi ja siis alati pealt isegi müük tulema võib tulla väga lihtsalt ja tutvused. Ja see, nagu sa ütlesid, et suhu turundus on maailma parim turundus ja see töötab kogu aeg nagu kella värk, et kui sa oled nagu omadus näha, ikka soovitatakse sind kogu aeg edasi. Okei. Toome näite. Koolitajad, andke nõu. Ma olen füsioteraapia keskus Rocca al Mares ja tahan rohkem kliente saada. Mida ma peaksin tegema? Esimese asjana küsiksin see inimese, mis talle meeldib teha? Meil on kodulehekülg olemas, meil on Facebook on olemas, meil on Instagrami kontoga kohe on valmis saamas. Nüüd järgmise küsimusena küsin, et kellele sa teed seda füsioteraapiat, oled sa suunatud rohkem sportlastele seda tegema või siis vanematele inimestele või siis pereinimestele, eks ju, või mis su see kõige põhilisem? Kõigile teha, meil on nii palju inimesi, kõigile inimestele, meile sobivad kõik inimesed. Siis kas teil on raha? Eelmine küsimus, kas teil on raha? Ei ole raha, sellepärast me tahamegi teha näiteks saada neid kliente, meil ei ole raha. Kui raha ei ole, siis tuleb julmalt lihtsalt lõigata välja, eks üks sihtgrupp ja alustada sellest sihtgrupist, kui ei ole raha.
ehk jõuda väga sihitult õigete inimesteni, õige sõnumiga ja mitte üldse keskenduda kõikidele inimestele. See on nüüd ühest küljest nagu inimesed ütlevad, et Eesti on väike, eks ju, et sa ei saa nagu väga sihitult nagu teha, aga teisest küljest Eesti väiksus tegelikult võimaldab maailma parima turunduse levikut, turunduse levikut hästi kiiresti. Ehk kui sa keskendud ühele sihtgrupile, siis need teised sihtgrupid tegelikult jõuavad järgi ka. Ja täiustab. Väga hästi, jah. Ja kui raha üldse ei ole, siis ma küsikski uuesti, et mis nagu meeldib teha endal kõige rohkem? Pildistada, kirjutada või oled sa valmis lobisema või video, eks ju, ja hakka ise sisuloojaks, et see oleks niisugune nagu põhiline külg, kus ma prooviks teie füsioteraapia kliinikul, eks ju, leida, et mis teil endal meeldiks teha, mida te saaksite iga päev esile hakata tooma. Ja kellele te teete, eks? 4 meediumit on ju. Kirjutamine, fotografeerimine, video ja audio. Nojah, põhimõtteliselt küll, et mõnele meeldib lugeda, siis mõtlen jaga seda, mida sa loed, eks. Okay. Või kui endale ei meeldi rääkida, siis paneb oma kliendid rääkima, eks. Okei, aitäh teile selle hea nõuande eest. Okei. Kuidas valida omale nüüd seda koolituspartnerit, et mida inimene või mida organisatsioon või inimene, kes tahab mingis valdkonnas koolitust, oletame, et ta tahab sotsiaalmeedia koolitust või mingisuguse digitaalse turundamise koolitust, kuidas ta peaks valima omale seda partnerit, mida ta peaks vaatama või kuidas ta saaks nagu õige valiku teha, et ta pärast rahule ka jääks ja nii edasi, et kuidas seda üldse teha? Koolituse pakkujaid tegelikult, Eestis ka, see turg ei ole hirmus suur vist, aga ikkagi nagu on, et kuidas nagu nende vahel siis valida? Mina ütleks, et see ei kehti nagu ainult koolituspartnerite valimisel, vaid ka igasuguste digibüroode ja igasuguste partnerite valimisel tegelikult kehtib see. Kõige tähtsam asi on see, kas inimene, kui ta tuleb kohale, eks ju, kas ta küsib sinu käest küsimusi ja kas ta kuulab siit, mis sul on öelda. Ja kas ta püüab sinust aru saada. Okei. Aga mis see teine variant on? Teine pool äärmus? Teine äärmus on see, et vaata mind. Ei, ma mõtlen selle inimese puhul, et just okei. Et kas nüüd see inimene, see koolitaja, kas tema küsib su käest küsimusi? Kas tema küsib sinu käest küsimusi või ta lihtsalt räägib, et kui ilus ja hea ja lahe mina olen ja kui palju ma olen nüüd oma elus suutnud ära teha. No tegelikult see näitab kohe ära, et kellest tegelikult ta on rohkem huvitatud, kas sinust või siis endast. Okay. Minul on väga lihtne põhimõte, et kui huvitatud ta sinust on ja kui palju ta püüab sinust aru saada. Muidugi on ju hea, kui ta on midagi teinud, eks ju, ja kui ta on ka nagu niimoodi, võib-olla keegi kunagi kuskil rääkis temast head, eks ju, et ta mingisugune selline tore kuuldus võib-olla kõrvaga kostnud, eks ju, et keegi on tema nüüd koolitustega või teenusega või mis iganes ta siis pakub rahule jäänud. Et see on ka tore, aga kõikide puhul me ei saa nagu jällest sellest kindlad olla. Ja minu jaoks on ka nagu tähtis, et kas sul on selle inimesega nagu klapp. Kas ta tõesti suudab sinust aru saada. Väga jälgin ise täpselt sarnaseid põhimõtteid. Ja kui ma ise pakutakse koolitama, siis ma vaatan, kas mul selle koolitatavaga ka klapp, eks ju. Et aga mina siinkohal nagu sellist tellikkoolitust paneks nagu südamele, et kui tahad päris koolitust teha, siis ära tee koolitust lihtsalt sellepärast, et see on eelarves rida, eks ju, vaid nagu planeeri seda tegevust läbi, et väga tihti ma näen, et riigiasutused näiteks, neil oleks aasta eelarve, aasta lõpp tuleb teha midagi, teeme tegemise pärast, et selles mõttes ma koolituste tellijatele, et mõelge läbi, mida te tahate. Loomulikult koolitava küsimustega aitab suunata ja tegelikult selle koolituse teha siis organisatsioonile võimalikult nagu vajalikuks, aga tuleb ette lihtsalt, et kus ongi koolitus nagu näed, et inimesed, kes sinna tulevad, nad ei ole nagu, et tulevad sinna lihtsalt sellepärast, et nüüd on vaba päev, eks ju.
et samas, eks ma oma koolitused niimoodi üles ehitanud, ikka need, kes on enda arust tulevad lihtsalt istuma, siis et ma olen neid ka nagu tööle ikkagi, et. mis olgu. Muidugi. Ei pääse siit sealt. Et aga jah, et mõelda läbi, mis on nagu soovid, ootused ja ei teeks koolitused lihtsalt meelelahutuse pärast, vaid olekski mingi lõppeesmärk seal taga. Ja kui see organisatsioon tuleb, mul on see, et ma tahaks, et töötada hakkaks seda tegema või meie ettevõtte saaks mis iganes suunas, eks ju, paremini, et siis saab ka koolitama mõelda, et okei, kus ma selle nagu koolituse fookuse panen, eks ju. Sest sotsiaalmeedia on ju tohutult lai, eks ju, et kõigest võid rääkida ja lõputult, eks ju, et enda jaoks võib-olla selgeks teha, et ma tahan saada seda ja siis on koolitaja võib küsida, aga siis Okei. Kuidas sa suhtud videokoolitusse, video-coaching usse, nagu sellistesse kursustesse, mingitesse videokursustesse, kus maksad hunniku oma kallilt teenitud raha ja siis saad mingi videokursused saad vaadata. Kas te ise kasutate selliseid asju või kas te, mis te arvate endast? Väga hea küsimus. Jah, pikalt. Mul on just plaanis tellida üks ja see maksab $2500. Mis see on, kes see on? Ja see on Sam Owens. Sam Owens? Ja ta on konsultantide tegelikult ja coach'ide koolitaja. Et ma saaks ennast kasvatada, eks ju. Ja nüüd tegelikult mina suhtun sellistesse hästi juhul, kui see inimene, kes seda on teinud, on tõesti pühendunud selle tegemisele ja teeb seda nagu südamest ja püüab oma kvaliteeti selles osas palju parendada, palju teha, et tema on nüüd seda viimistlenud tõesti sellise domeeni ära consulting.com siukse domeeni, maksad kallist raha selle eest, eks ju. Et ma nüüd siin pühade ajal proovin selle materjali läbi töötada, aga see on 120 tundi materjali. Mis on nagu eristub, on see, et sul ongi nüüd partner, kelle eest sa oled vastutav, see siin keegi teine tudeng. Pluss on see, et sul on 2 korda nädalas live koolid. Ehk sul on nagu pidevalt tegelikult võimalus küsida need asjad. Sa saad temaga endaga ka suhelda? Ütleme niimoodi, et kui ma teenin teatud hunniku raha, siis ma saan. Just. Tal on eri tasemed. Jah, tal on eri tasemed, eks ju. Aga muidu on teised coach'id, kes ta on nagu sisse ostnud, eks ju. Et juhul, kui sellised elemendid on seal veel juures, eks ju, ja kui ma näen, et ta on nagu panustanud selle peale hunniku oma aega ja raha, eks ju, ja muidugi mina alati jälgin, vaatan, mida temast nagu internetis ja keegi on kuskil review kirjutanud, et kui hea see review'd on olnud ja kõik need asjad, aga tal on juba enda lehel on 4000 videoreview'd. Keskmine hinna on 4,8 päris hea. Jaan, sa vaatad? Mul oli kahes suunas läheb nagu arvamus, et siin otsin seda enda jaoks ka seda õiget mõistet, et õiget kontseptsiooni siis selle jaoks, et ühelt poolt on see, kui oleks ainult videoloeng, eks ju. Et ei oleks seda mõtlust, et siis ma sellesse materjali nagu suvel kohtusin siukse statistikaga, võib-olla ma peaksin selle statistika peast ära kusutama, et 7,4% videokursusi tehakse lõpuni. 7%? Jah, põhimõtteliselt tehakse see lõpuni. Ja siis ma olin öelnud, et see hetk ma just mõtlesin, ma tahan oma videokursust teha, eks ju. Ja siis mõtlesin, et ma ei taha teha lihtsalt videokursust, panen üles 100 inimest ostab, 7 inimest lõpuni. Et siis ma hakkasin nagu mõtlema, aga siis mul jälle teine sõber ütles mulle väga hästi selle kohta, et aga vaata, et see, kellele sa müüd, et sa mitte ei müü kõigile, vaid sa müüd sellele 100 inimesele, kes tahavad seda lõpuni teha, eks ju. Et just. Siis nagu endal segavad, et nagu jah, aga ei saa olla ainult video, ehk siis see, et ma ostan mingi materjali ja tarbin, et see õppimisprotsessis, jah, see accountability on hästi oluline ja ka see, et kui küsimused tekivad, eks ju, kelle käest ma küsin, et mäletan, meil oli keskkoolis, ülikoolis oli ka
kõrgkoolis oli siis ka, IT-kolledž oli filosoofia. Tunnid olid siis videoloengud. See on filosoofia, eks tahad nagu õppejõu käest küsida, aga läbi ekraani ei saanud, eks ju. Siis minu jaoks oli suur pettumus, ma mäletan, et seda interaktiivsust, accountability't ja ka õpetaja seotust, ma arvan, on hästi oluline, et see asi nagu oleks lõpuks tõhus. Ja, ma olen ka nõus, et Udemist saab ju tegelikult ka sotsiaalmeedia nagu koolitus. 10 euri ja läheb. 10 euri ja mina olen isegi koostanud. LinkedIn Learning. Jah, täpselt samamoodi. Ma maksan LinkedIn'i preemiumit, maksan. Terve LinkedIn Learning on sul olemas. Õpi, mida tahad tegelikult. Ja siis, aga maks nagu lõpuks. Ühesõnaga, alguses sul on tohutu vaimustus sellest, et vau, mul on terve nagu video. Põhimõtteliselt, et sul sellel hetkel, kui sa saad aru, et ma võin ükskõik mille kohta teada saada, ükskõik mida, sellel hetkel sul see erutus kaob ära. Ehk mõnes mõttes see, ma ei tea, et see eksklusiivsus, et midagi teada, midagi ägedat, et see nagu kaob ära, kui sa saad aru, et sa oledki nagu mingis suures raamatukogus ja tegelikult sa võid saada nagu ükskõik mida. Siis tekib sul oma vastutus, et sa pead hakkama nüüd õigeid küsimusi esitama. Ehk siis ei ole niimoodi, et ma võin teada saada selle landing page'i ehitamise kohta 100 tundi materjali, Facebooki reklaamide kohta 100 tundi materjali, siis mul on võimalik saada seal, ütleme siis selle disainimise kohta 100 tundi materjali, sa pead hakkama mõtlema, et oot, mul on kõik olemas, ma pean nüüd hakkama kuskilt nagu võtma seda õiget asja välja, et muidu ma jäängi nagu siia istuma siia raamatukokku. Ehk nagu ma tegelikult ennem parem ka mainisin, eks ju, et informatsiooni on nüüd tegelikult nii palju, ma võin selle nagu saada kätte igal moel. Nüüd on tähtis, et kas keegi teeb selle minu jaoks kohandatavaks, eks ju. Et kas ma jõuan... Paus, sorry. See on kinni läinud. Salvestada. Kas see... Mul on patareid olemas. See oleks oota, laseme üle. Ma võtan ruttu. Ükskord oli peal salvestust oli niimoodi, et fail oli nagu kadunud. Eelmise saate nimega fail, aga õnneks oli jälle pool tundi oli niimoodi, et okei, nii palju teeme. Ja lõpp oli ära, aga siis feikisime nagu lõpu. Tegelikult on niimoodi, et ma lugesin, et tal on 240 tundi tegelikult seda jaksu. Nii, kust maalt ära lõppes? Ei tea? Ei tea. Siis oli kulda tuli siin vaadata. Aga nüüd kõnevad... Tegelikult saab küll. Väga hea, mis see on? Teadmisküsimus. Väga hea. Pooleli. Ma olen nagu just viimasel ajal mõelnud selle peale. Võtnud seda ka nagu infot vastu, et mitte just olla see info jagaja, sest infot on nagu meelestult palju inimesed tahavad rohkem infot tarbida. Infost juba. Ma arvan, et sellest instapopp, et sa oled, et info on eemaldatud, emotsioonid on alles. Täpselt, et seda ei ole nagu infot ei ole inimestel on midagi, mis nagu nende jaoks nüüd on võimalik kohe ära teha. Sellele ma toon kohe juhtme, me saame jagu sellest. Ma võtan juhtme ja siis me saame kohe ei huvita mind. Jah, see oli nüüd, jah, poleeritud informatsioon. Täna just käisin Jaan Matti Conversion XL-is on toimetav. Siis ta arvutis mõelda nagu kuu võiks tõige huvitav mõtted välja selle agregeerimise kohta, et kui info just õige info kokku koondamine, siis paketeerimine. Jah. UK-s ka vist jälgisin, enam ei jälgi, aga see Jack's Flight Club. Üks sekund. See on UK kaudu, kuidas võid uurida, ta teeb hästi häid pakkumisi. Leiab siis lambid, ta ise Google leiab neid lambi pakkumisi. Saadki 100 euroga või 100 poundiga kuskile ja maigale. Niimoodi. Et see ka samamoodi, ta töötab, see osa maksad premium pakkumised, mis ta leiab ja see on tavapakkumised. Okei, Jack Flight Club. Jah, siuke, ega agregeerib siis ise info kokku ja siis müüb seda. Just. Kui su reisid meeldib, ma soovitan seda küll. Ei, ma järgin siin erinevaid. Väga hea soovitus.
Tukast. See on Holiday Pirates on väga suur tegija. Mingi 9 miljoni fänniga inimest. Seda jälgin. palju meil umbes on nüüd saadet läinud? 49 minutit. Ma küll pean ütlema, et No, mingi 15 minutit Selge. aega. okei. Siis ma olen liikuma jõuda. Aga sa oled 41. vist enamus küsimusi juba tegelikult läbi, või sul on veel? See on nagu 41. kuulab seal. 1 sekund, kohe poisid, kohe. 7-8 minutit oli kinni. Ei, siis ei ole väga hull, siis ei ole kõige hullem. Kõik see Aga jah, materjal. pane mingi osa, saad kaamerast panna või? Ei või? Pane selle üles ja pane märk, et disclaimer, et 7 minutit rasket heli, kui ei meeldi keri edasi. Ja, proovime, vaatame. Kohe, 5. Kui palju ühe saate nagu kokku panemine võtab aega? Ma olen selles mõttes vedanud, et ma tegelikult taastan ka Hendrik ei saanud täna tulla, et tema teeb kõigepealt heli korda, siis heli läheb Ahtile, siis Ahti süngib heli videoga. Siis teeb Ahti video korda ja siis vahepeal teeb kujundaja mingid, seal palju ta ei ole, et teeb mingid kaanepildid asjad ja siis kui video on valmis, siis läheb video toimetajale vaatamiseks ja teema siis kirjutab blogipostituse kokku. Sellest on transkripti paneb. Jah, no mingi lüüsik, et viited ukse ja siis paneb selle YouTube'i, SoundCloud ja siis teeb Facebooki postituse ja siis mina pean reklaamid külge ja siis läheb välja. Okei. Ikka päris mitu inimest. Jah, no saab tegelikult lihtsamalt, aga praegu kuidagi, mul on vedanud ja et mõtlesin, et tundub suur kulu. jah, pigem ajaline energiakulu, et aga see tagasitulek tulu on ka päris hea. Et niisugust silmaringi laiendust ja ongi võimalik kohtuda inimestega ja arutada teemadel, mida võib-olla niisama ei saaks, eks ju, või ei ole, noh, selle arvus. See on nagu kihvt. Üks küsimus pooleli. Tõsi. Eelmine saade läks nüüd väga, oli siuke, et haigekassa turundusjuht ja apoteeka turundusjuht ja siis oligi, et me turundusest rääkisime vähe, aga rääkisime eetikast ja tervisest ja no siukest teemat. Võimaldab minna nagu võimaldab saated teha, mida soovib. Proovime lühemaid vastuseid. Ükskord peab ikka seda juhtuma. Muidugi. Nagu esimene kord on ikka esimene kord. Nii, valmis? Sul on kaamera töötab? Kõik töötavad? Okei. Mis on koolituse tegemisel kõige suuremad väljakutsed? Mis on kõige raskem koolituse tegemisel, korraldamisel, koolitamisel? Mis on need vaevad, millega te peate maadlema? Minul mõnikord on pärast koolitus nagu ära tehes on mul see, et kui ma lähen sinna, ootan ühte sihtgruppi, aga on hoopis nagu teine sihtgrupp, et see valmidusaste inimeste poolt on mõnikord nii erinev, eriti kui on selline koolitus, mis on nagu tellitud, eks ju, et mitte, et kõik seltskond tule koolita meid, vaid on juhtkond ütleb, et tule koolita meid ja töötajad tuuakse kohale, et siis see on minu jaoks olnud võib-olla tagantjärgi vaadates mõnikord, et et see sihtgruppi, et no poleks üldse, ei oleks vaja, et neid on rääkida või et läksin nagu liiga keeruliseks võib-olla. Aga samas jälle iga kord võtan õppust ja siis vastad selle teen korrektuuret. Ja olen ka teinud need harjutused, mis ma seal teinud nagu siuksed, et nad on nagu selles mõttes lollikindlad, et kõigil on nagu lõbus mingid asjadel, et need, kes tahavad, õpivad, need, kes tahavad, need on vähemalt lõbus ka. Tegelikult ma olen Jaaniga samamoodi nõus, et see inimeste nagu huvi ülalhoidmine, see on selline mäng, mida peab harjutama ja peab oskama. Et kõikidel oleks nagu põnev, eks ju, ja vahepeal sa pead olema selline näitleja seal ees ka või stand-up komedit tegema, eks ju. Ehk inimeste jälle seda nagu aktiivsust tagasi tuua ja seda lugu üles ehitada. Vahel juhtub seda, et on väga aktiivsed inimesed. Ja nüüd sina püüad nende küsimustele vastata ja see on kõik hea ja tore, aga siis jälle teistel hakkab, kes ei ole sellest nagu nii kinni, nendel hakkab jälle higavam, eks ju. Ja siis sa pead ka nagu ära tabama selle momendi, et kus nüüd me peame edasi liikuma. Hekkeling, heikus, ta hakkab liiga nagu hakkima seda.
see on nagu ilmselt nagu õpetajatel ka klassis, et mõned õpilased haaravad lennult, siis on nii-öelda need tavalised õpilased ja siis on nagu need, keda peab kogu aeg järgi aitama või kellel ei tule nii kergelt välja, et siis sul on see kogu aeg see ponnistus, et kuidas nagu, mis tempoga liikuda ja. Ma ise sealt mõelnud ka see, et alati peagi kõigile nagu meeldima, et ma ise mõtlen, et kui on, vähemalt ma suudan mõndades inimestes muutused esile tuua, et siis, et kui juba üks inimene muudab oma eluharjumust näiteks läbi selle, et siis on nagu juba... Ma olen ka nõus selle mõttega. Kuidas te ise arendate ennast? Kuidas te ise nagu püsite tasemel ja kas te ise ka midagi teete selleks ja kuidas te teete, kuidas te ennast ise arendate? Minul on tavaliselt august on selline kuu ja nüüd ma proovin selle veel tuua sellise harjumuse, et siin detsembris lõpus, eks ju, kui kõik peavad pühi ja söövad ja joovad, eks ju, siis võtta selle aja ja tegelikult panustada õppimisse. Ehk oleks nagu pidev aeg. Hooajal on nagu raske sellesse panustada, sellepärast, et sa oled pidevalt, tegelikult sa õpid kogu aeg. Selles sfääris, kus me Jaaniga siin koolitame, ei ole sellist nagu kohta, kus sa ei õpiks. See teed koolitust, avad mingi uue asja, vaatad, mingisugune uus lahendus tuli jälle Facebookil välja, eks ju. Ja sina pead nagu sellest nüüd täiesti nagu esimest korda näed seda, eks ju. Keset koolitust, siis pead ka nagu õppima koheselt paugu pealt aru saama, kuidas neid asju rakendada. Tegemise käigus on üks asi, kuidas õpib, eks ju, aga jälle fokusseeritud perioodid õppimise jaoks on ka see, kus mina nagu võtan seda informatsiooni sisse, proovin nagu eriala blogisid lugeda, kursuseid vaadata, kõik sellised asju, et nagu olla järjest nagu rohkem, siin peab olema lihtsalt järjest rohkem teadlikum ja et üldse konkurentsis püsida. Väga meeldis see mõte ja ma katsun seda ka enda ellu rakendada. Et ma proovin teha niimoodi, et teen endale kuidagi nüüd käisin vahepeal puhkamas ja siis sealt tänu ajatsoonile hakkasin iga hommikul 6 ärkama. Ma olen alati tahtnud kell 6 ärgata, ma jätkan seda. Ja ma olen iga hommik hakanud lugema siis tänu sellele. Et see on üks pool, mis ma olen nagu teinud, aga erialaselt tegemise käigus. Täna tegin Facebooki lehe seaded lahti, seal oli kalender. Ei tea, mis see on veel. Sai sünkida Google kalendri juba, et sa saad Facebooki oma kalendri tuua. Ühesõnaga põnev näha, mis see võimalusi tuleb, aga tegemise käigus hästi palju ja erialased blogid. Ja nüüd ma mõtlen ka, et seda ka intensiivsemalt vist on parem, tundub nagu, et teha ka siukseid maratone, kui ka siis jätkuvalt kogu aeg, et hoida ennast nagu siis ajan tasalla. Seda mõtet, ma olen seda varem ka teinud, eks ju, et see just see ajaperiood võtta just nagu õppimiseks, aga mulle meeldib ka see Alar Ojastu, teeb seda hästi tihti, et ta võtab ka teatud perioodid õppimiseks, kus ta nagu fokusseerib enda arendamisele. Et siis tal on nagu uue vaimuga ja uute mõtetega saab tulistada kohe. Jah, keset selle möllu on ikka keeruline. Ma nüüd kiirelt laupäeval 4 tundi teen ja nüüd on kohe üks järgmine tase. Päris hea. Saan kohe varsti rakendada. Mis on need asjad, mida iga inimene peaks endale sotsiaalmeedias selgeks tegema? Mis on need põhiasjad, mida te tahaksite, et iga inimesel oleks selge sotsiaalmeedias? Sellised üldised nagu... No, mina tahaks, et inimesed lõpetaks puust nupu kasutamise. Et ma saan aru, et Ads Manager on alguses keeruline, aga jah, et see oleks üks pool, et ei eeldaks seda, et sotsiaalmeedia on ainult tasuta mängumaa, eks ju, et need free times are over, et nüüd on okei maksta, et pay to play, et minu jaoks kõige tähtsam on see, et inimesed teeksid endale selgeks, miks nad üldse midagi teevad seal ja mis on selle kanali eesmärk. Et need on nagu need põhiasjad, et esiteks, miks ma seal olen, mida ma sellest üldse tahan saavutada,
kellele ma seda üldse teen ja mis lugu ma nendele inimestele räägin, eks ju, miks ma üldse midagi teen seal. Ehk see pool ja siis teine pool, et okei, mul on nüüd teadmine küll, et ma saan nagu kasutada nüüd erinevaid kanaleid, aga kas see on selle kanaliga vastavuses? Ehk selle kanali eesmärk, kas see sobib mulle, kas ma jõuan hästi kiiresti oma selle sihtgrupini ja kuidas ma jõuan selle sihtgrupini just samamoodi kas boostida või kasutada AdWords Manageri, eks ju, custom audience ja nii edasi. Ehk mina alustaksin nagu selleks, et mis eesmärk lõpuks mul on seal, eks ju. See nagu enda jaoks selgeks teha ja siis hakata sealt juba see vundament on paigas ja siis saab ju igasuguseid puusnuppe ja muid vidinad, eks ju, seal kasutada ja teha. Ütlesid, et puusnuppu kasutamine pärt ära, mõtlesin, mis plastmassist nupp, metallist nupp, puusnupp. Väga hea, selge, puusnupp. Aga selles mõttes läheb veits sellega ka kokku, et inimesed teevad asju ilma, et nad midagi tehakse ja siis ütled, kui Facebook ei tööta või mis kasu sellest on, mida sa tahad? Me proovisime üks kord ja see ei töötanud. Me proovisime ühe korra, see ei töötanud. Väga hea, mul tuli 3. mõte selle sinu jutu peale, et inimesed teadvustaksid endale. Ei ole sellist asja olemas, et ma nüüd mõtlen pool aastat, mõtlen, eks ju, kellele, mis lugu see on, eks ju, et kui ma alustan sellest esimesest punktist, mõtlen, nüüd olen ma mõtlemisest väsinud ja nüüd ma hakkan tegutsema. Okei. Ehk sellist asja nagu päris ei tohi olla ka, eks ju. See on samamoodi, et Mari istub mul siin teisel pool lauda, eks ju, Marit meil täna ei ole, eks ju, kujutame, et Mari on siin, eks ju, et siis ma proovin aru saada, et mis Mari täna õhtuks süüa tahab. Mõtlen ja istun ja mõtlen ja kiirutan kõik üles, eks ju, mõtlen, eks ju. Mis on kõige kiirem viis teada saada, eks ju, mida Mari lõunaks või õhtuks süüa tahab, eks ju, on lihtsalt see, et ma lähen küsin temaga. Küsi Mari käest. Täpselt. Ja samamoodi me ei saa alati teada, mis juhtub või mis nagu toimib, kui me ei testi. Me peame olema julged testima. Ehk kui mul on võimalus Marile näidata siin, ma ei tea, 3 erinevat menüüd, eks ju, küsida talt, et kas sul sealt midagi meeldib. Pakkuda talle erinevad variandid välja, siis ma tean, okei, see talle meeldis, aga ei ole niimoodi, et nüüd täna Marile meeldis see, eks ju, et homme õhtult ta kindlasti tahab seda sama asja. Ma pean kogu aeg pidevalt küsima oma kliendilt, mida ta tahab ja siis vastavalt sellega ennast kohandama ja testima. Casual Friday podcastis üks tüüp ütles, mingi Facebooki ekspert ütles, et ta teeb 45 varianti. 45 eri versiooni teeb ja siis sealt hakkab vaikselt minema ja siis hakkab vaikselt keerama neid nagu teksti ja pilti ja visuaali ja neid asju ja vahetab ära paar sõna ja niimoodi, et 45 sorti ja siis hakkab paika loksuma, et see hakkabki skitsemaks minema, et lõpuks on siis A ja B, aga alguses on terve tähestik sul. Ja aga see on väga hea algus, eks ju, nüüd kuulajatele või vaatajatele tahaks öelda, et nad ei pea 40 varianti tegema, piisab 3 variandist alguses, kõigepealt testid, eks ju, võib-olla publikut, siis testid lugu, siis testid, eks ju, kas neile meeldib link, video või pilt, eks ju, ja siis järjest €1 päevas. €1 päevas, kogu aeg testid, eks ju, ära riski suure summaga, eks ju, aga testi pidevalt. Täpselt. Kuidas te näete sotsiaalmeediat ja turundust 10-20 aasta pärast? Mis meid ees ootab? Matrix juhe taha läheb, et nii vist tul ei ole, aga ma arvan, et läheb just aina täpsemaks ja täpsemaks, et kelle jaoks tundub see nagu ahistamine, kelle jaoks see tundub tegelikult see, et ma saan lõpuks seda, mida ma nagu päriselt nagu tahan, eks, et ma ei taha näha suvalist reklaami, mis mind ei kõneta, reklaami ma pean niikuinii mitte ei pea tarbima, ma niikuinii tarbin seda, sest see on igal pool, eks ju, et minust võiks, samamoodi, tänavatelt võiks reklaam ära kaduda, vaid ma saagi oma seadmesse või see on minu reklaamid, mis mul on nagu vaja, eks ju. Et ma arvan, see üha rohkem ja rohkem liigub sinna poole või ma mäletan, mis film see oli, aga see oli ka niimoodi, et inimene nagu kõnnib nagu tänaval ja siis on see display, kus ta näebki seda
ainult talle nagu suunatud reklaami, eks ju. Et kui mina vaatan sinna, ma näen ühte reklaami, sina vaatad sinna, sa näed teist reklaami. No. Et selles suhtes, ma arvan, see personaalsus, millest tuleb ka üks saate teema järgmine, et personaliseeritud automatism või siis automaatne personalism, ma ei tea, et ma arvan, et läheb sinnapoole pigem, et siukest nagu et kuna materjali on palju, infot on palju, aga just see, et siis juba AI peab hakkama, see lõpuks on lihtsalt nii palju, et AI hakkab meie ees seda nagu tööd lõpuks nagu tegema, et mis on mõnes mõttes hirmutav, eks ju, et tegelikult keegi teine teeb meie eest nagu otsuseid, mida me näeme, mida me mõtleme ja millest me lõpuks oma mõtteviisi kujundame kokku. Aga kui vaadata seda suurt pilti, siis mitte ainult reklaamid, vaid kuna see info hulk on lihtsalt suur, niivõrd suur, mis tänapäeval tuleb, siis inimesed ei suuda enam selle infoga hakkama saada, vaid minnakse pigem nagu info poolest natukene tagasi, eks ju, filtreeritumat ja tarvitakse vähem infot, aga paremat infot. Ehk järjest rohkem ei ole nüüd kvantiteet tähtis, eks ju, isegi kvaliteet ei ole tähtis, vaid personaliseeritus on see kõige tähtsam märksõna, ma arvan ka. Siia otsa küsi, millal kaob ära su nägu kõlab tuttavad? või Britain's Got Talent, et kus nagu massid tegelikult vaatavad, eks? Okei, teine teema, aga et mingid asjad jäävad massidele, aga ma arvan, mingid asjad siis jah, personaalsemaks, et jah. Meelelahutus ikka jääb. Meelelahutus on see põgenemisviis. Sa saad tellida tehisintellektilt oma ekraani peale sellise saate, mis on 3D's reaalajas valmis genereeritud. Seal on siuksed tegelased, kes on fotorealistlikud, nad on täpselt nagu tavalised inimesed ja see saade on kohaldatud täpselt sinu vajadustele, täpselt sinu huvidele, täpselt sinu eelistustele. Matrix ongi vastu. Sa vaatad seda saadet, aga tegelikult Facebook genereeris selle saate valmis sinu käitumise põhjal täpselt, mis sulle meeldib, mis on sinu käitumine, ostukäitumine, mis on sinu igapäevaelu. Ja see saade on täpselt sama kvaliteetne, täpselt samasugune või sama reaalne kui praegu talendisaade, aga tegelikult seda saadet ei ole olemas. Sellepärast, et sa oled päris. et tegelikult seda saadet ei ole olemas, sest kogu see asi on genereeritud reaalajas fotorealismiga. Nagu unenägu. Elon Musk just ütles, et see on 1 miljardist tõenäosus, et me olemegi simulaator. Ei, vastupidi, et ainult et me ei ole simulaatoris. Ehk siis kõik loogika kinnitab seda, et me oleme simulaatoris juba praegu. Okei, nii. Läheb tiibiks kätte ära. Nii, soovitage meie kuulajale üks tegevus meie kuulajale ja vaatajale, üks tegevus, mida ta pidi juba eile tegema. See on väga hea küsimus. Üks hästi lihtne soovitus, mis mulle ennast väga aidanud, on pange asjad kirja. Et vahet pole, kas on meil paberpliiats, isegi soovitaks paberpliiats, sest enamus inimesi enam ei üldistada, aga on ära kadunud käsitsi kirjutamise osa, et pange asju kirja lihtsalt enda jaoks, siis on palju lihtsam ennast distantseeruda mõtetest, emotsioonidest, et sa näed neid paberi peal ja siis saad palju objektiivsemaid otsuseid langetada. Et lihtsalt üha sagemini kohta inimesi, kes mõtted, aga pane need kirja. Ja et kõigepealt endale ja siis pärast avalikult. Taavi, räägi. Jah, lihtsalt kui ma võtaks siis selle soovituse, siis tegelikult ma täiustaks lihtsalt Jaani mõtet. Ütleks, et pange kirja, mida te tahate saavutada. Et kui kuskilt ei tea, mida kirja panna, siis pange kirja, mida te tahate saavutada ja siis hakake mõtlema, kuidas ma lõpuks seda hakkan saavutama. Ehk kõik algab tegelikult motiivist ja meie nagu visioonist. Et kui meil seda ei ole paigas ja kahjuks väga paljudel ei ole paigas,
kõik mõtlevad, et ja näevad ja kuulevad ja seda infot tuleb, et nüüd on selline lahendus ja nüüd on selline lahendus ja nüüd on selline lahendus ja jooksevad igale poole, eks ju. Aga kui neil ei ole nagu isegi välja mõeldud, miks me midagi teeme, sellepärast ka nagu äriplaanid on nagu nii öelda vajalikud, eks ju, tegelikult see ühel lehel piisab ka sellest, aga kui on nagu ära sõnastatud see samamoodi, eks ju, et kui on see nagu enda peas läbi mõeldud, siis mul on seda nii palju lihtsam realiseerida. Kõigepealt juhtub see peas, siis juhtub see paberil. Kolmandaks juhtub see päriselt ja neljandaks toimus see ajaloos. Simulaatoris. Et nii on, et jah, see on huvitav asi, et kirja panemine. Kas te ise panete kirja eesmärke, mõtteid, asju? Jah. Ja vahel, kui on kogu aeg arvutis, eks ju, see note lahti, eks notes lahti, siis kogu aeg kirjutas sinna midagi nagu. Googleldage sellist asja nagu Best Self Journal. Meie kuulajatele, vaatajatele ka. Best Self Journal. Äge asi. Selge, see lingiga läheb siis. Kes selle Eestisse maale toob, see helistagu mulle või kirjutagu, et ma olen esimene ostja. Muidu peab praegu internetist tellima. Väga äge asi. Okei. Suur tänu teile. Super mõnus saade, väga huvitavad teemad. Panime küll koolitusest küll lähedalt mööda, küll suure käärega mööda, aga väga hea. Koolitus iseenesest ei ole kunagi eesmärk. Ja. Ehk see tulem, mis sa tegelikult saad, see on eesmärk, eks ju. Jah, lihtsalt mõista, et miks midagi tehakse. Miks meil on midagi vaja. Mis kasu sellest võib üldse olla. Jaa. Kui meie kuulejad ja vaatajad soovivad olla kursis Taavi tegemistega, siis kus sind kõige paremini leida on võimalik? Kus sinu kohta infot on võimalik saada? Facebook. Facebook, okei. Koduleht alati aitab. Et socialfly.ee. Socialfly.ee. Jaan, me ei tea sinust mitte midagi. Ma tegin eksperimendi enda inglise keele kirjaoskuse parandamiseks ja ka avalikult kirjutamiseks siis mu Medium blogi Jaan Kruusma nime alt. Et natukene siuksed igapäevaseid mõtteid. Väga hea, Medium, Jaan Kruusma. Suur tänu kõikidele meie kuulajatele tähelepanu eest, tore, et meid kuulasite, vaatasite, selline sai siis tänane saade. See saade sai teoks tänu mitmele inimesele, saate kujunduse eest vastutab Marleen Moss. Seda nime peab täiustama, tahab ellused. Ahaa, okei, siis järgmine kord juba saame öelda uue nime, aga see jäägu praegu üllatuseks. Jah, okei. Heli eest hoolitses Hendrik Veer Lakeside Soundist ja pildi lõi ette Asko Aksel juustulaastudest. Et vaadake tema YouTube'i kanalit ka, et tegelikult väga põnev, et mina isiklikult elan neile väga kaasa. Nii, meie taskuhäälingu eelmisi episoode on võimalik kuulata siis 7Place'i koduleheküljelt 7place.com kaldkriips.blogi ja 7place.com kaldkriips.blogi või podcast. Ja iTunes, YouTube, SoundCloud. Ja kes tahab MP3-sid saada, siis võib saadan Dropboxi lingi. Ja neid MP3-sid samamoodi, nagu ikka on võimalik jagada oma sõbraga kas või teki all. Jah, just. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. Aitäh. Ja Taavi, kuhu iganes sa hilined, ütle, et see oli seda väärt. Väga hästi. Kus sa lähed? Ma saan sind äkki ära visata. Aga ma lähen vanalinna. Vanalinna. Ma elan vanalinna lähedal. Aga ma ei tea, kus pidi sa liigud. Kas sa liigud ettepoole või tahapoole vanalinnasse? No on Balti jaama poole. Kuule, siis ju sobib. Siis lähme. Jah, lähme. Aga siis ma pean jooksma tõesti. Just, ma lähen Hendriku juurde viin mikrit tagasi. Okei. Aga te võite siis, kui tal on kiire, te võite jalga lasta. Väga äge raamat, väga kihvt. Tegelikult ma ei jõudnud päris lõpuni, aga mul on elektroonilised olemas. Aga see on nagu Keri puhul nagu huvitav, et
raamat on kirja pandud 2011. ja ta on täielik prohvet. Täielik prohvet. Ei noh, see on nagu põhimõtted, see on nagu Kotleri raamat, eks ju, Kotleri seda vaatad, samamoodi. Või see... Ma ütlesin selle uus, enam ta oli nii uus, tuleb uus kohe selle Askeri raamatu ka. Krustit, nüüd tuleb Krustit. Ta on not Krustit 2, kui sa